Juhataja, härra peaminister, head kolleegid, meie arupärimine on järjekordne arupärimine seoses domeenireformiga. Nimelt 27. septembril 2010. aastal vastas Riigikogus Keskerakonna fraktsiooni arupärimisele domeenireformi ebaõnnestumise põhjuste kohta majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Vastamisel kinnitas ta, et 2008. aastal Eesti domeeninimede registreerimise korra parandamiseks kokku kutsutud töörühmas kaaluti ka võimalust viia reform läbi e-neti baasil. Minister Parts ütles oma vastuses, e-net esitas töörühma lõppdokumendi kohta küll mõned valdavalt sõnastuslikku laadi ettepanekud ja märkused, kuid mingit reformikava, millele arupärimises viidatakse ja mis väidetavalt valmis juba 2006. aastal, töörühmale arutamiseks ei esitatud. Enamgi veel, Juhan Partsi poolt valitsuskabineti nõupidamisel 20. novembril 2008. aastal esitatud memorandumis väidetakse, et sihtasutuse moodustamise näeb ette töörühma poolt koostatud kontseptsioon. Loa sihtasutuse moodustamiseks andis Vabariigi Valitsus selle nõupidamise tulemusena. E-neti kodulehelt on võimalik leida e-neti poolt esitatud parandusettepanekut lõppdokumendile. Esiteks, erinevalt sellest, mida minister oma vastuses väitis, on parandusettepanekuid 3 lehekülge ning kui need läbi lugeda, siis selgub, et tegemist ei ole sõnastusliku laadi ettepanekutega. Teiseks, mustvalgel on kirjas, et töörühmas ei arutatud kordagi plaani asutada sihtasutus. Samuti ei näinud e-net tookord argumente, miks peaks Riigikontrolli alt ära andma olulise funktsiooni. Kolmandaks, oma vastuses väitis minister Parts, et mingit reformikava 2006. aastaks ei valminud. E-neti kodulehelt võib leida e-neti nõukogu protokollid. Protokollist number 21 2005. aasta 5. septembri koosoleku kohta leiame, et nõukogu kiitis heaks reeglistiku ning arutas läbi tegevuskava. Koosolekul osalesid 4 inimest, kes võtsid osa ka MKM-i töörühma tööst. Seega oli töörühm suurel määral teadlik varasemast reformikavast. Neljandaks, oma vastuses Riigikogule ütles minister Parts, et e-neti nõukogus kinnitati ära tasumäär, milleks oli 400 krooni. Koosoleku protokollis selgub aga, et nimetatud 400 krooni on kehtestatud tasu ülemiseks piiriks. Täpne sõnastus on kuni 400 krooni, mis on sisu poolest majandusministri poolt väidetust oluliselt erinev. Siit selgub, et viidates sihtasutuse asutamise vajaduse osas töörühmale on minister Parts eksitanud nii Vabariigi Valitsust kui ka Riigikogu. Seoses sellega palume teile vastata järgmistele küsimustele. Esiteks, kas te peate ministrite poolt valitsuskabineti ja Riigikogu eksitamist lubatud tegevuseks? Kui ei, siis millised sanktsioone on plaanis majandus- ja kommunikatsiooniministri suhtes rakendada? Teiseks, paljudes riikides tegeleb domeeninimede registreerimisega hariduse ja teaduse andmesidevõrk. Kuivõrd õigeks peate seda, et Eesti Interneti sihtasutus on loodud eraõigusliku ning mitte avalik-õigusliku asutusena? Ning kolmandaks, miks on teie hinnangul domeenireform toonud kaasa nii palju vastuolusid ning segadusi? Aitäh! Suur tänu ja palun härra peaminister kõnepulti. Austatud juhataja, austatud Riigikogu, head arupärijad. Vastan teie küsimustele. Kas te peate ministrite poolt valitsuskabineti ja Riigikogu eksitamist lubatud tegevuseks? Kui ei, siis milliseid sanktsioone on plaanis majandus- ja kommunikatsiooniministri suhtes rakendada? Vastus. Olen veendunud, et minister Juhan Parts ei ole tahtnud kedagi eksitada 27. septembril 2010 Riigikogus arupärimisele vastates ega 20. novembril 2008. aastal valitsuskabineti nõupidamisel domeenireformist rääkides. Ma ei tea, kas on üldse kohane minul hakata siis kellegi suuvoodriks ja neid väiteid, mille te esitasite, siis kellegi teise eest kummutama, et tõe saaks välja selgitada hulga paremini siis, kui te küsiksite neid küsimusi otse adressaadilt ja ma ei peaks neid vahendama, aga siiski, kuna te juba küsisite, et eks ma siis üritan vahendada. Arupärijate väide number 1. Majandusminister valetas Riigikogu liikmete küsimustele vastates, nimetades e-neti poolt esitatud parandusettepanekuid oma olemuslikult sõnastuslikeks. Kommentaar väitele number 1. Juhan Parts kirjeldas e-neti esitatud ettepanekuid kui, nüüd tuleb tsitaat, valdavalt sõnastuslikku laadi ettepanekud ja märkused. Valdavalt.
Neid ettepanekuid on tõepoolest olemuslikult erinevaid, nii sisulisemaid kui sõnastuslikumaid, kuid ilmselt siiski ei ole peaministri roll analüüsida seda, kui suur hulk tekstis sisalduvatest ettepanekutest peab olema sõnastuslikku laadi, et sobiks nende iseloomustamiseks kasutada sõna valdavalt. Arupärijate väide number 2. Mustvalgelt on e-neti ettepanekutes kirjas, et töörühmas ei arutatud kordagi plaani asutada sihtasutus. Kommentaar väitele 2. Viidatud dokumendis on kirjas, tsiteerin, sest sihtasutusest on töörühmas seni olnud juttu vaid kui ühest alternatiivist. Julgen äsja tsiteeritud lause põhjal järeldada, et töörühmas siiski oli juttu sihtasutuse asutamisest, vaid nii palju saab arupärijatega nõustuda, et e-net viitab samas dokumendis organisatsioonilisele korraldusele kui läbi arutamata küsimusele. Arupärijate väide number 3. E-net poleks eelistanud domeenide registreerimist eraõigusliku asutuse poolt. Kommentaar väitele number 3. Minu arusaamise kohaselt soovis e-net jätkata ise domeenide haldamisega ja olles ise juriidiliselt Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, polnud nad motiveeritud eelistama eraõiguslikul alusel toimimist. Arupärijate väide number 4. E-net oli juba 2005. aasta 5. detsembriks kinnitanud tegevuskava. Seega minister Parts valetas, kui ütles, et mingit reformikava 2006. aastaks ei valminud. Kommentaar väitele 4. Arupärijad viitavad samale dokumendile ühes lauses kui tegevuskavale ja juba järgmises kui reformikavale. Minule teadaolevalt minister Parts oma sõnades ei eksinud, kui ütles, et mingit reformikava 2006. aastaks ei valminud. Aga mis vahe on reformikaval ja tegevuskaval? Seda ma tahaksin pigem arupärijate käest teada saada. Arupärijate väide number 5. Kuna e-neti nõukogus kinnitati ära tasumäär kuni 400 krooni, aga minister Juhan Parts ei kasutanud Riigikogu ees esindades sõna kuni, siis seega ta valetas. Kommentaar väitele 5. Minu hinnangul oli minister oma sõnakasutuses kõige enam ehk ebatäpne, kuid kindlasti ei nimetama seda valetamiseks. Teine küsimus. Paljudes riikides tegeleb domeeni nimede registreerimisega hariduse ja teaduse andmeside võrk. Kuivõrd õigeks peate seda, et Eesti Interneti sihtasutus on loodud eraõigusliku ning mitte avalik-õigusliku asutusena? Vastus. Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt Eesti domeeni nimede haldamiseks ja registreerimise korralduse parandamiseks loodud töörühm tegi ettepaneku luua selleks otstarbeks eraõiguslik asutus. Ma nõustun nendega. 3. küsimus. Miks on teie hinnangul domeenide reform toonud kaasa nii palju vastuolusid ning segadusi? Vastus. Suured reformid tekitavad paratamatult emotsioone. Alati leidub neid, kes on kohandunud status quo'ga. Ka parimate reformide puhul on see paratamatu või peaaegu paratamatu. Kuid ma olen nõus selle muljega, et domeenireformi juures on oluliselt jätnud soovida kommunikatsioon reformi läbiviijate ja internetikogukonna esindajate vahel. Kindlasti üheks ventiiliks nende pingete maandamisel on Eesti Interneti sihtasutuse kulude ja tulude avalikustamine, mis annab võimaluse igalühele ise hinnata, kas domeeni registreerimise tasu on või ei ole õiglane. Te nimetasite arupärimist esitades domeeni reformi ebaõnnestunaks. Ma usun, et tehniliselt see reform ei ole ebaõnnestunud, kuid kommunikatsioon on olnud ilmselgelt ebaõnnestunud. Me oleme suutnud eurole ülemineku korraldada nii, et inimesed on olnud informeeritud, et meil on tehniliselt asi sujunud, et kõik osapooled on teadnud, mida nad tegema peavad, miks miski asi toimub ja ausalt öeldes olen ma samamoodi nagu teie hämmeldunud, et ühe võrreldes Eurotsooniga liitumisega siiski pisikese reformi läbiviimine on tekitanud nii palju rahulolematust
ja nii palju küsimusi interneti kogukonnas. Ilmselgelt oleks saanud seda reformi paremini läbi viia. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister. Teil on ka küsimus. Palun, kolleeg Kadri Simson. Aitäh!